6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tervist, kallid rallisõbrad! On käes järjekordne MM-ralli, järjekorras 10. Sõidame teist aastat järjest Kreekas. Pärast seda, kui siis Kreeka siia kalendrisse väga hea, et ta naases muidugi loomulikult. Absoluutselt. Mis meid kõik ees ootab? Paras rollercoaster, nagu öeldakse inglise keeles. Aga mis täpsemalt arutame siin Delfi podcasti stuudios. Mina Gunnar Leheste ja minu lauanaaber Roland Poom. Tere! Ja teeme väikselt täpsustused ka. Gunnar Leheste on meil siin laua taga ja tegemist on Delfi ja Eesti Päevalehe sporditoimetuse juhiga, nagu ma aru saan. Täna esimene päev. Nii et meil on triiksärk seljas ja ütleme uhke tunne suure juhiga siin ühe laua taga istuda. Ei mahu ära käina. Ei mahu enam tuppa ära, jah, on siis kõik uus septembrikuus, aga podcast 6. käik läheb ikka edasi vanaviisi. Kui nüüd keegi arvab, et miks me koha peal ei ole, et see ei ole sellepärast, et ma hakkasin siin räigelt eelarvet lammutama ja arvasin, et rallidel vast ei peagi enam kohal käima, siis ei. Asi pole üldse nii. Lihtsalt, kes on kuulanud Mehed ja Nuta podcasti, siis teab, et Jaan Martinsonil väike vigastus, et pole hullu, paraneb ära ja on varsti jälle raja ääres kohal, aga seekord siis sedapsi, et jaa, ei ole hullu, saame meil juttu niikuinii nii palju, et muidu liiga palju. Täpselt, muidu läheb liiga palju, eks proovime hoida mõistlikus pikkuses seda podcasti. Aga ma ei teagi, mis järjekorras alustada, et tegelikult minu jaoks ja paljude Eesti spordisõprade jaoks on hoopis teised asjad tähtsamad sel nädalavahetusel, kui siin WRC heitlus. Äkki alustamegi kõige tähtsamast Robert Virvasest seekord. Jaa, ma olen täiesti nõus. Meil on ju võimalus tuua järgmine maailmameistri tiitel koju ja võib-olla isegi täpsemalt järgmine maailmameistri tiitel Saaremaale, nii et kindlasti junior WRC heitlus sellel nädalavahetusel, ma arvan, isegi veidi tähtsam jälgida on, kui seda eesotsas mängu meile eestlaste poole pealt. Teises küljest jälle, kuidas sa jälgid seda otsepildis? Täpselt, see läheb keeruliseks. Ühesõnaga, suur nädalavahetus on meil ees. Ütleme ausalt, ei ole väga kade Robert Virvase peale, et see on üpriski keeruline olukord, kus olla. Ükskõik mis muu ralli põhimõtteliselt võiks võtta. Aga Kreeka Akropolise ralli viimaseks etapiks, kus siis ralli lõpuks tuleb meil junior WRC maailmameister välja ja no seal nendes tingimustes minna võitlema tiitli nimel on ikka äärmiselt keeruline. Tuletame meelde ka, mis siis tiitiga kaasneb, enne kui me lähme neid punkte siin lugema. 4 etappi M-Spordi Ford Fiesta Rally 2 autos WRC 2 klassi etappidel. Makstakse kinni osalustasud, antakse refid. Nii et põhimõtteliselt 4 rallit. Ja lugesin veel kuskilt, et kui tood oma rahastuse, saad veel soodustusega 2 etappi juurde. See on huvitav punkt, ma seda ei teadnud. Kuskil tekstis oli. Aga ei, selles mõttes ju ühesõnaga, ega tegelikult sul on pool hooaega kindlustatud ja ütleme, et see on selles mõttes täiesti kinni kaetud. Okei, sa pead oma kulud, transpordikulud ja majutuskulud ise katma. Aga see on nagu väga väike köömes kogu selle eelarve juures. Ehk 4 etappi on kindel lukus. Ega kui see aasta nende eelarve on ikkagi circa selline 200 000 peale, siis tõenäoliselt see raha on ikka olemas sama palju kui see aasta, nii et selle rahaga saab veel pluss 2 etappi ju panna ära. Aga mis ütleb, kui rahaliselt kui kõva auhind see on? Mis suurusjärk? No ma arvan, et me võime lihtsalt sellise rahvli suurusjärgu öelda 100 000 etapp. Võimas. Jah, see on ütleme, et poolt milli ei ole ikka naljalt kuskilt võtta. Ei, see Eestist ikka väga keeruline kokku leida. See peab olema Andres Mikkelsen. No täpselt, et sul peab olema see rahakott endal seljas, et enamasti Red Bull taga, jah. Et see on kindlasti rallimaailma kõige suurem auhind, mis üldse jagatud on ja mida on jagatud aastaid. See on küll natuke varieerunud aastast aastasse, et viimati veel anti auhinnaks auto ja refid, aga kõik muu siis logistika, autohooldused, kõik muu tuli katta enda poolt. Auhind oli lihtsalt auto ja refid. Aga kindlasti rahaliselt on ta sama palju väärt, nii et jah, see on eluvõimalus, ütleme nii ikkagi.
see on elu võimalus. Ja tuletame veel selle meelde, et Eestis tegelikult üks mees on selle koju toonud, see oli Sander Pärn. Kas see ei olnud mitte T-Mac Trophy nimeline? No see oli T-Mac Trophy nimeline, aga tegelikult ütleme, kõik see muu oli see sama, mis on kogu aeg olnud, et jah, tol aastal see junior WRC nime ei kandnud, oli T-Mac Trophy, aga auhind oli sama ja sai äkki tol aastal oli, kui õigesti mäletan, 6 etappi äkki. Ja Urmo Aava on jäänud 2 korral teiseks, 1 korral lausa 1 punktiga. Jah, no sellel ajal, kui tema sõitis, siis sellist auhinda ei olnud, aga jah, nii igal juhul on tiitel on tiitel. No. Ja no võtame ju Egon Kauri punktiga jäi maha Greg Priinist ja tegelikult lõpetas punktiarvestuses nullis, isegi mitte ei jäänud punktiga maha, vaid nullis oli ja lihtsalt võidu sai Greg Priin. Kui ma õigesti nüüd mäletan, siis katsevõidu pealt äkki, et selle viimase ralli esimese katsevõit äkki oli siis Greg Priinil ja selle eest siis temale tiitel läks. Ulme, kogu see matemaatika ja kogu see asi ajab pea plahvatama ausalt öeldes, kui tahta nüüd neid detailselt välja joonistada, nagu siin mõned statistika armastajad üritavad teha, aga no me saade lihtsalt saab otsa, kui kõik need asjad kokku lüüa, aga üldisemalt on siis seis selline, et Sami Pajari juhib sarja 4 etapi järel 85 punkti on temal ja Jon Armstrongil samuti 85. Miks praegu Pajari on esimene, on ilmselt ikkagi sellepärast, et tal on 2 järjestikust rallivõitu Portugalist ja Eestist. Armstrongil on vaid Rootsi rallivõit, siis on 4. koht, 4. koht, 3. koht ja Robert Virves kaotab nendele 2 mehele 1 punktiga ja konkurentsis on veel ka Lauri Joona, kellel on 79 punkti ehk 5 punkti vähem kui Virvesel ja see on siis 6 punkti vähem kui liidritel. Ja me jagame see nädalavahetus topeltpunkte. Plus, jah, võidu eest 50, teine koht siis 36, 3. koht 30. Jah, ja 4. siis 28 ja nii edasi. Pluss punktikatsepunktid, mida on võimalik, võite punkti vaid iga katsepunktid, mida on siis kokku 16. Ja neid 2 ei korruta? Ei, neid ei korruta 2 ja see matemaatika lähebki nii ebaloogiliseks juba, sest siin on neid võimalusi, kuidas keegi nendest 4 Üks väike klausel on veel. Nii. Kõige halvem tulemus selle hooajal kukub ära. Jah, täpselt, kui sul on nulliring, siis seda ei arvestata. Selles suhtes Pajaril vist on trumbid käes, sest temal on üks 8 punkti ralli, Virvesel on ka 8 punkti ralli, aga Pajaril on ikkagi 2 võitu, mis on 2 võitu. Jah, seda küll. Ühesõnaga väga crazy nädalavahetus tuleb. Virvesel on Horvaatia 2. koht, Rootsi 6, Portugal 3, Eesti 2. Ja, nii on. Eestist kiiruskatsete eest 17 punkti. Tummine, ega ta enamused katsed ju võitis ära, nii et vähemalt sealt kõva saagi sai, millega ennast konkurentsi tagasi tõmbas. Aga no täiesti crazy nädalavahetus saab nendel meestel seal olema ja tegelikult aga kui me oleme siin eelmise ralli lõpus ka mainisime, et 3 meest siin 1 punktise sega, aga tegelikult nagu sa ütlesid, Lauri Joona 5 punktiga taga. Meil on võidu eest 50 punkti saada. Katsevõitudest punktid, no see 5 punkti on nagu lihtsalt köömes seal, et ühesõnaga, siin see nädalavahetus saab olema kindlasti üks põnevamaid see hooaeg ja juba huviga ootan, mis saama hakkab. Shakedownil Robert Virves võttis juba võidu. Kas on juba lõppenud? Vaat ma ei saa hetkel aru ajaliselt, mulle tundus, et on lõppenud. Tal on, Virves on sõitnud, palju see peab sõitma? Virves on 2 korda sõitnud, teise läbimisega läks siis liidriks. Jaa, minu meelest junior WRC-l ei ole kohustust. Piisab ühest ja tundub, et seda on läinud, seda teed teised sõitjad on läinud, et ei ole... ta oleks võitnud ka selle oma esimese läbimisega, nii et 2.54,4 3,6 kilomeetri peale ja siis Armstrong kaotas talle esimesel läbimisel 0,2 ja nüüd kaotab juba rohkem, sest Virvesel on 2.51,8 lausa ja Armstrongil 2.54,6. Jah, ehk siis Pajari ka sealt tagant veel siis Virvesele 0,5 taga. No, shakedown on ikkagi shakedown, et... Ja. Aga no ütleme see strateegia, mida siin tegema tuleb hakata, on nagu ülimalt keeruline. Seda nagu... lähed katsevõitude nimel sõitma, et neid katsevõidu punkte korjata. No see on ikka väga riskantne tegelikult. Neid punkte võrreldes selle üldise potiga on ikkagi vähe. Jah, et kui sa võtad, et sa lähed neid punkte püüdma, oletame, saad sealt 10 katsevõitu, mis on ikka nagu väga palju. Oled kõva vend, suudadki võtta.
ja siis ühe katse peal läheb ref, kukud seal 4. No sa oled andnud ära, oletame teise koha pealt kukud 4, no sa oled juba andnud ära nii palju punkte, et kui sa, ma ei tea, paari ralli jooksul kokku suudad korjata. Et see saab olema pikk mäng. Siin katsevõitjate peale minna ei ole kindlasti esmatähtis. See saab olema pikk nädalavahetus ja eesmärk on kindlasti seal eesotsas olla. Et tegelikult kui sa juba oled, sul seal ei ole isegi mänguruumi, no. Seal lihtsalt ei ole mänguruumi, et sa võtad teise koha ja võtad katsevõidupunkte. Esikoht saab lihtsalt 50 punkti. Seal, no, et Robert selle asja lukku lükkaks, siis seal ei ole mänguruumi. Siis tuleb tegelikult minna nagu võitma. Ja, aga samas mitte minna neid katsevõidupunkte väga korjama. Et pikk mäng, sa pead hoidma oma reffe. Ühtegi reffi lõhkumist ei saa lubada. Auto peab püsima ühes tükis. Karm. Alustaks sellest strateegiast sealt maalt, et eesotsas tuleb olla, aga stardirivis nad ei ole mehed üldse eesotsas 49. kohalt. Kui midagi ei muutu, meie andmetel hetkel ei ole muutunud, stardib Sami Pajari. Siis 50. Jon Armstrong, 51. Robert Virves. Enne seda on rajalt üle käinud võimsad VRC-autod, plus natuke vähem võimsad R5 autod. Ja neid on umbes 30, 35, 36. Neid on palju. Ja siis lähed sina oma Rally 3 autoga. Ja siis seda teed enam ei ole alles. Sa lähed lihtsalt rööpas ja seda teed ei ole enam. No Sardiinias me nägime, et mehed jäid liiva sisse ja kedagi ei kotinud. No nii on. Huvitav, ma praegu ka, kui sa ennem küsisid, kas on midagi muudetud stardilistis, ei ole kuulnud, ei ole näinud, et oleks muudetud. Aga eile uurisin kohapeal viibivatelt inimestelt, nemad ka ei ole kuulnud. Selles mõttes väga loogiline lahendus oleks see, et tõske nad kuhugi ettepoole veits. No meie siit Kreekast ei saa, sa Kreeka tegelikult oskad? Ei oska kahjuks. Saadaks kuskile. Aga minu põhiküsimus on see, et reke teed ära. Kui palju sa rekel juba pead arvestama sellega, milliseks see tee muutub? No eks kindlasti peab arvestama. Paned sa mingi koefitsiendi sinna juurde või? Ei, päris seda võib-olla mitte, et nii lai kui tee on siis ja mis kiirusega ja mis nii-öelda kiirusega teda läbi on võimalik sõita, siis nii ta läheb ka kirja. Et lihtsalt see, mis olud seal siis päriselt olema saavad, eks siis sa nagu adapteerud jooksvalt ja hindad olukorda, et ega parem viis jääb alati parem viieks, kui ta rööpas, siis sa tead lihtsalt, et sa pead rööpas sõitma ja rööpast välja pole mõtet minna, sest seal on selline kiviklibu, et siis ei jõua kuhugi omadega, nii et rööpas sõita ja midagi teha ei ole. Tuleb nii sõita, nagu võimalus on. Tuleb siis Akropolise ralli debüüt minu andmetel Virvesele, mis teeb asja veel topelt keeruliseks. Jaa, kindlasti. Aga vähemalt ta sai... Palju need teised mehed, kes seal on sõitnud, eks? Ilmselt ei olegi. Et vähemalt ta sai 2 päeva testi, nii et ettevalmistus võiks olla okei. Kuidas nüüd psühholoogiliselt sellele pikale mängule minna? Sa vaatad, et hakkab see Pajari ja hakkavad Armstrong eest ära libisema, 15 sekundit, 30 sekundit. Sina mängid seda pikka mängu ja tiksud selle, sa vaatad, et refid on praegu peavad. Ja ma arvan, et see ongi reaalne stsenaarium, mis saab tulla, et võib-olla ei ole see Pajari ja võib-olla ei ole see Armstrong, aga võib-olla see ongi just Robert, kes hakkab eest ära minema, teised hakkavad jääma 10, 15, 20 sekundit per katse. Et mida teevad teised või vastupidi, mida teeb Robert sellises olukorras, ega see ongi jube keeruline. Iga katse üritadki vaadata, kus sa oma tempoga oled ja ilma riske võtmata, et igal juhul 3 mees sõidavad võidu nimel ja kõigil 3 mehel ei jää refit. Sa arvad, 4 mees enam ei sõida? No sorry, jah. Ma jätkuvalt oma 3 mehega 4 mees sõidavad võidu peale ja kõigil 4 mehel ei jää refit terveks. See on 100% kindel. Sa võtaksid mürki? Jaa. Mürki? Jaa. Ma võtaks. Ma olen sellest täiesti kindel, et 4 mehel ei saa jääda refid terveks, kes lähevad sõitma 500,000 auhinna nimel. Seal hakkab juhtuma. No. Kui 4 mehel jäävad refid terveks, siis mis teed? Ma jätan selle sulle välja mõtlemiseks. Mõtleme sulle midagi maalast siia välja. See tõenäoliselt on tõesti väike, ma olen nõus. Ühesõnaga, vaikselt tiksud ja vaatame, mis juhtub. No, vaikselt tiksuda ka ei saa, eks? Ei saa vaikselt ka tiksuda, see ongi selline kõige topedam olukord, et sa pead nagu hindama teiste kiirust, on ju vaatad, kaotad 10 sekki per katse, see on okei, ma arvan, ei ole nagu midagi hullu.
aga sa ei saa ka sealt rohkem hakata, sa ei saa minutiga seal kaotada, teisel vennal läheb ref, kaotab minuti, oledki nullis, ja siis ta paneb edasi oma tempoga, ikka juhib. Et see on täiesti iga katse, see ongi katse korraga, tulebki seda mängu võtta ja see on, ei saa kuidagi eeldada, mis järgmise katse lõpus toimub, et sõidad ühe katse ära, vaatad, kuidas olukorrad on ja teed jälle uue plaani ja lähed niimoodi. No siin on neid mehi natukene ikka tunnet ka, et kui sa nüüd psühholoogiliselt mõtled, siis kellel kõige raudsem närv on? Ega ma arvan, meil siin Robertil ja Bajaril ma arvan ongi, et Armstrongi poolt me oleme päris palju sellised tegelikult, ta oli eelmine aasta ka samasuguses mängus sees ja siis ta ei saanud sellega hakkama ja pani ära, tegi avarii. Ta on see aasta olnud erinevates võitlustes päris palju sees ka Euroopa sarjas ja on ka juhtuma hakanud. Nii et ütleme närvi poole pealt kindlasti Bajar ja Robert on, ma arvan, mentaalselt võib-olla vähe üle, aga kui võistlus käima hakkab ja ikka selline närvide mäng see on, siis ega lõpuks ei tea. Ma arvan, et ega kõik mehed on suht, peale Armstrongi on kõik esimest korda selles olukorras. Armstrong oli eelmine aasta umbes sarnases olukorras. Okei, liigume siis ralli ülesehituse juurde. Täna õhtul Kreekas Ateena olümpiastaadionil olen ise seal viibinud jalgpallimatsil. Jalgpallimats oli põhimõtteliselt tühjadele tribüünidele. Me võitsime selle mängu 1-0. Ta oli pooleldi oma värav, pooleldi ise välja võideldud, et seal natukene tuli kaitsele ikka survet avaldada, et see pall sinna võrgu poole läheks. Emotsioon oli selline, et tore, et võit tuli, aga mis värav see oli, et selline mulje jäi küll sisse. Aga võit, palju Eesti jalgpallikoondis ikka võidab, et see on ju pidupäev. Olümpiastaadion siis täna 20.08, keegi kuskil ajavahesid arvutama ei pea, kõik on täpselt sama meil Kreekaga ja homme juba 7.53, täna said mehed juba harjutada, kuidas on siis seal tõusva päikesega sõita testikatset ja homme 7.53 on natukene isegi veel varem ja siis homme ilma servisita peale kolmandat katset ehk siis peale SS4 on rehvivahetustsoon ja kokku sõidame homme 110 kilomeetrit. Ütlen nüüd 110 kilomeetrit ilma servisita, seal ei ole ju ainult rehvid, mis võib juhtuda, et sellisel teel, mis on veel püsivigastused? Kõik erinevad silladetailid on võimalik seal kõveraks sõita ja vigastada, et eriti ralli, kus maa seest hakkab kive välja tulema ja selliseid jalgpallisuuruseid kive, siis kuigi öeldakse, et Kreeka ralli teed on paremad, kui nad varasemalt olid. On oluliselt paremad. Äkki sellepärast kalendrist tagasi saidki, et eks mängis mingit rolli, et Kindlasti võis ka see rolli mängida, aga igal juhul jätkuvalt olen veendunud, et sealt maa seest hakkab kive välja tulema, suuri kive. Ja iga kivi on selles mõttes ikkagi ohtlik, et ühes kivis sa saad üle, teisest võib-olla ei saa ja see võib silladetaile lõhkuda ja miks mitte ka vedrustust, et igal juhul tuleb autot hoida, 110 kilomeetrit 110 ja natuke omaselt peale sõita, et minu kõige pikem rallipäev ilma serviseta oli Korsikal ja see äkki võis olla sinna 130 pluss kilomeetrit, küll jah, asfaldi peal ei ole nagu üleliia palju vaja seal autot hoida, et ei ole keerulisi olusi, aga jah, seal kindlasti see 110 ilma serviseta on päris keeruline, kus juures veel kõik reedesed katsed peale viimase minu meelest on uued. Nii et sellised, ütleme nii, et kogemustega sõitjad, kes suudavad legendi piisavalt hästi kohe kirja saada. Me räägime maailma kõige parematest sõitjatest, seal on nagu tobe öelda, kellel kogemust ja sellist taju rohkem on, kuidas hästi kirja saada, aga ikkagi mõned mehed saavad paremini hakkama sellega kui teised ja kindlasti üks, kes võiks sellega paremini hakkama saada kui teised on Ott Tänak, ma usun. Ma tooksin ühe nime veel välja, tohib? Jaa, ikka. Sebastian Loeb. Muidugi, jah. Selle mehe ma juba unustasin. Loomulikult, jah, Sebastian Loeb samamoodi. Kes on siis võidutsenud aastatel 2005, 2008, 2011, 2012. Kui palju, Kreeka ralli varem oli natukene karbim, eks? Kui palju selline võidukogemus ikkagi rolli mängib isegi vanuses 48 ja arvestades, et sa oled saanud teistest selle uue autoga ikka tunduvalt vähem sõita. Nägime, et Montes natukene mängis. Mängis pigem, jah. Oleks ükskõik, kes teine mees, kellest me räägiksime, siis ma nagu
ühesõnaga mu vastus oleks teistsugune, aga kuna tegemist on Sebastian Loebiga, siis mõtlen, et tal on jumala savi. Mis tee see on? Kas seal on midagi sarnast võrreldes sellega, kui ta viimati seal sõitis või ei? Ta on kindlasti seal, ma ütleksin, et ta on kindlasti kiire. Vähemalt reedel. Kuna reedel ta tuleb üpriski tagant, ütleme, ega ta stardikoht ei ole ka hea tegelikult, sest siis on juba tee katki ja küll puhastada ei ole vaja, aga tee on katki, et siis hakkavad juba teised tegurid mängima, aga ma arvan, et ta reedel suudab küll tegelikult ennast seal kuhugi top 3 juurde sättida ja kindlasti suudab ka võib-olla hetkeks rallit juhtida. See mees ei tule rallile, kui ta ei suuda rallit juhtida, mulle tundub. Ja meil on üks vanameister veel, Tanis Ordo, 2013 sai teise koha, 2021 oli 4. Ei ole ka võõras koht see Kreeka, kuigi nii palju selgelt sõitnud ei ole seal, kui vanameister lööb. Hyundai Jokker on ikkagi jälle kohal. Jaa, Hyundai Jokker on kohal. Küll, ütleme, see on selline, kui me võtame varasemad aastad, siis ega tegelikult ka see aasta, kas ta on 2 korda sõitnud ja 2 korda poodiumile tulnud või? Portugal poodium ja Sardiinia poodium. Ja, et tegelikult see ajalugu näitab. Ja Portugali punktikatse teine koht. Et kui ta tuleb sõitma, siis ta tuleb ka poodiumile sõitma. Ma ei oska Kreekaga, ma ei oska siin rallil praegu seda nagu väga lubada või öelda, et ta nüüd tuleb ja sõidab poodiumile. Tegelikult ikkagi, ma ütleks, see ideaalne stardikoht on seal kuskil keskel, 5-6, midagi sellist, et kui sealt tagantpoolt juba tuled, see tee läheb juba piisavalt katki, et ikkagi juba tekitab teistmoodi ebamugavust, aga kindlasti ta võiks kiire olla ju. Kui meil puhtalt statistikat vaatame, siis Hyundai Jokker ta on ja nii-öelda puhtalt statistika poolt vaadates võiks ta panna küll poodiumile juba. Ma loen sulle stardinimekirja kiirelt ette. Ütle mulle, milline nimi tarkab sul pähe, kui ma küsin, kes on neist kõige kiirem seifilt sõitja. Need on turvaliselt sõitja. Rovampera, Tänak, Evans, Neville, Katsuta, Priin, Lappi, Lööb, Sordo, Greensmith, Lube, Cerderidis. Mis nimi esimesena südame põksuma paneb? See on trikkiga küsimus. Kõige kiirem... Mul ei ole muidugi mingi statistilid andmed, mul on endal ka sisetunnetus, aga mis kõige kiirem... turvaliselt sõitja? Ahahaa, mis see tähendab siis, et kes kõige vähem katkestanud on või? See võib ka seda tähendada, aga kes on näidanud, et kui eest hakkab kukkuma, siis ma võtan vastu. Okei, selles mõttes. Ja. Ma ütleksin siis Lappi äkki. Sa ütled Lappi. Ma ise oleksin pakkunud Evans. Vaata, sa ütled ka, et mees sõidab, aga ei saa arugi, et oleks sõitnud, aga lõpuks vaatad, et poodium. Jaa, ma olen isegi sellega veits rohkem võib-olla nõus kui Lappiga tegelikult, ma olen nõus. Aga Evans jälle stardikoht väga hea ja kiirust tal on, ega tegelikult me viimastel rallidel on näinud, et ta on nagu nii-öelda tuhast tõusnud, hooaja algus oli tal jube keeruline, nii et kindlasti... Portugal teine, Keenia teine, Eesti teine, Belgia teine, Sardiinia läks untsu. Jah, nii et ega see mees on, ma arvan, oma reedese stardipositsiooni ja oma kiiruse ja oma know-how'ga kindlasti võimeline sõitma poodiumile, siin pole kindlasti kahtlust. Heitlus Rovampera Tänak. Kuidas Ott peaks sellele lähenema? Meil on 4 rallit minna ja vahe, mis ma ütlesin, oli 72 või? No ega Ott ütles ise ka, et siin ei ole isegi mõtet sellel teemal arutleda, et kas ta hakkab tiitlit püüdma või mitte. Kuula mind. Kreekas võidab ära, Rovampere jääb 0, meil on vahe jälle väiksem. Ja siis me ikka räägime, et ei ole mõtet arutleda. Palju meil see vahe on siis? 50? Palju siis 30 võtad maha? Meil jääb pea 50 vahe, 40 lõpp. Nii. Lähed Uus-Meremaale, jälle Kallel pinge peal. Nii et see mängib, seal on mingi loogika taga, kui Rovampere hakkab nüüd 0 ringe võtma. Kui me jälle vaatame seda hooaega, siis Belgiast 1 punkt. Võtame Belgia väljasõidu. Belgia väljasõit oli nii tobe väljasõit, et seal ei olnud isegi midagi pingega seotud minu meelest. See oli lihtsalt tobe kokku sattumus, väga halbade juhuste. Stardis oli see mingi vaidlus seal veel nende kohtunikega, on ju? Jaa, kas see oli katse, mis hilines äkki või? Ta hilineski sellepärast, et mingi teema oli see. Ühesõnaga, anyways, sul katse hilineb. Asfaldirallid hästi kohutav minna külmade reffidega katsele. Minu esimene kogemus, minu esimene kilomeeter asfaldi peal sõita oli külmade reffidega esimene kurv kohe.
oli mul selline nagu Tokyo Drifti tunne, et nagu ma ei saa kuidagi seda ratast maha, sest rehv on nii külm. See oli lihtsalt väga halbade asjade kokku sattumise, see väljasõit oli tobe tegelikult. Nii et no tobedaid asju, ütleme, võib Kreekas. Ja, ikka võib juhtuda, loomulikult. Aga ma just mõtlen, et ma ei usu, et see on tal kuidagi nii-öelda kukla peal, et nüüd on pinge peal, ma ei usu seda väga. Et ta tegelikult terve hooaeg on näidanud sellist enesekindlust ja see Belgia, nagu ma ei ütleks Belgia väljasõidu puhul, et nüüd tal oli pinge peal ja sealt tuli väljasõit. Nii et noh, jah, teoreetiliselt ikka me saame matemaatika, võtame lahti ja me ütleme, et Otil on loomulikult võimalus olemas, aga lihtsalt ma ei näe kuidagi praegu, et see nagu reaalne oleks, ega need on ka Oti enda sõnad. Ma mäletan aastal 2018 Ott võitles viimase tilgani seal Austraalias, kuni ise lõpetas. Jah, võib-olla siis oli see natukene selline reaalsem ka, et see punkti vahe oli väiksem, täna on, mis ütlesid, 75 või? 72 on vahe, et see on ikka, no see on 3 rallit, noh. 4 rallit on minna. Endiselt ütlen. Täpselt, ei, lõpuks ongi matemaatika ju näitab, et on võimalus. Ega siis ongi võimalus. Võib-olla, ma ei tea, Kotil üldse motivatsiooni pole, et ma ei viitsi rohkem. Ma ei tea, seal on stsenaariumeid on nii palju, et nii kaua, ma olen selles mõttes nõus, nii kaua kui matemaatiline võimalus on kõik võimalik. Ja rallis me teame, et ralli on nii ettearvamatu ala, et kõike võibki juhtuda. Et selles mõttes ma olen küll suga nõus. Siis Kalle Rovampera ja Kreeka ralli taktika võiks olla milline? Tal on vaja igal juhul mingid punktid ära tuua. Ja, ma arvan, et tegelikult võib-olla nüüd on see hetk, kus nagu, mida me tegelikult hooaja või ma ei tea, peale teist võitu arutasime, et no ei ole vaja kõike võita, siis ta võitis kõik järjest edasi ära. Et ma arvan, võib-olla täna on see, et see reede saab tal kindlasti olema keeruline. Seal on selline mõnus kiviklibu peal ja see on kindlasti üks ralli, kus on võib-olla seda hooaega mõeldes kõige keerulisem eest tulla. Et oleneb, kus see reede lõpeb. Ma arvan, et ega ta sinna kuhugi 5 sisse sätib ennast top 3 lähedale, ei usu, et ta suudab reedega sättida ennast. Nii et tegelikult, kui ta rallit tulla eesmärgiga lõpetada top 5, tegelikult võiks juba olla väga hea. Saab kindlad punktid, kindlasti auto koju toodud, aga me ei tea, võib-olla Vana lõpetab reede jälle kuskil top 3. Selles mõttes temaga on nagu keeruline ka, et mõtted, mis asi nagu loogiline ja mõistlik oleks, siis ta teeb risti vastupidi ja läheb ja paneb. Eelmise aasta ralli võitis Rovampera ära ja 42,1 sekundit jäi siis Tänak maha ja 11,3 jäi Ogier maha. Seda me juba ütlesime, et rehvi vahetus ainult seda me ütlesime. Kas kõik lähevad hommikul 2 peale? Täna testikatselt nägime, et harjutati juba 2 ma arvan küll, jah. 2 varuga siis sõitmist. Ega see aasta ma olen näinud ka seda rehvide puudumise pärast katkestamist päris palju, et see on kõige tobedam asi, mida katkestada. Kusjuures Kreeka... Mitte ainult see aasta, vaid üldse see Pirelli ajastu võib seal nüüd kokku võtta. Jah, et tegelikult Kreeka katsed on suht aeglased, et äkki kõige aeglasem katse võis olla midagi 70-75 keskmiseks kiiruseks. Et kui me räägime nüüd Eestist või Soomest kiiretest katsetest, siis kindlasti see 30 lisakilo on nagu suurem faktor, millega tuleb seal mängida. Aga selle aeglase ralli puhul, mis Kreeka kindlasti on, ütleme, et pigem see mõjutab auto juhitavust, et kuidas keegi nagu seda autot siis sätib, et sul see, nagu miks ka täna kindlasti 2 ratast taga oli, et saada see auto paika, et oleks mugav sõita 2 rattaga, nii et tõenäoliselt ikka minnakse 2 rattaga. Ühesõnaga, kui nüüd see osa kokku võtta, siis võib öelda, et me võime rääkida siin mida iganes, ralli jumal teeb oma käigud. Täpselt nii ja lihtsalt meie teha on loota, et see ralli jumal on eestlane see nädalavahetus. Jah, olgu seal eestlane see pigem seal tagapool. Just. Et mingu talle hästi. Laseme siia kõlli vahele ja siis arutame põnevaid spekulatsioone rallimaailmast. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. No see silly season, nagu öeldakse, käib ikka täie hooga ja käib, tegelikult, mul tundub, käib ainult 1 mehe ümber. See on Ott Tänak. Jah. Siin ei ole väga arutust, et kus sõidab edaspidi Takamoto Katsuta või Thierry Neuville, et kõik ikka ootavad ja tahavad teada, mida Ott teeb.
Jah, see on juba aastast aastasse minu meelest nii öelda, et kui Ott Tänak otsustab, nagu kunagi oli Sebastian... Ott on paigas, siis tulevad kõik teatrid järgi. Et kunagi oli Sebastianidega, nii oli Lööbiga, oli Ožeeriga, et kui nemad on paigas, siis saab nagu ülejäänud asjadele selgust. Täna on ja Ottiga niimoodi, et kui Ott on paigas, siis on nagu teised saavad hakata toimetama, aga praegu jah, neid kuulujutte on ju palju olnud juba tegelikult päris mitu rallit on ju, et Ott võiks liikuda kuhugi, M-sporti näiteks. No kuulujutte on ju ma arvan, et on erisuguseid, et üks on see, mida M-sport võib-olla ise ütleb, teine asi on see, mida keegi võib-olla Twitteris õhku viskab, kelle sa arvad, et on üsna usaldusväärne allikas võiks olla. Kindlasti on ka neid allikaid, kuskil mingi suvaline Itaalia portaal spekuleerib ja siis hakkab nagu see telefonimäng hakkab oma elu elama, eks. Jõuab sinnile välja, et kuule, juba on leping tehtud, vaata. Et mul on kindel andmed praegu. Jaa, nii on, aga ei, no selles mõttes mina ei, aga võtame Malcolm Wilsoni käitumise. Ta ei ole ju midagi ümber lükanud. Tema on öelnud, et minul on vaja järgmine aasta tippsõit, et tema kavatsen veri hinnast välja. Tal ongi vaja. Tal ei olegi midagi muud varianti, tal ongi vaja seda. No ta, jah, märguunistus on Ott Tänak loomulikult. Aga... Mingi märguunistus oli veel, et saame lööbi terveks hooajaks. No see on isegi reaalsem unistus tema puhul võib-olla, kas ta on nüüd ka mõistlik, minu meelest absoluutselt mitte mõistlik. Aga olgu see lööb temaga siis. Igal juhul Ott Tänak M-spordiga, see lihtsalt tundub niivõrd tobe. Tegelikult minu jaoks jätkuvalt. See jutt tuli soomlaste poolt hakkas pihta. Jah, nagu tegelikult ma ütlesin ka seda vist eelmine ralli, et ma näeksin Otti tagasi M-sporti liikuma oma viimast hooaega tegema. Ott ütles, et tema tahab veel kindlasti ühe MM-tiitlist võidelda, mis võiks olla järgmine hooaeg. Auto on saadud juba nagu enam-vähem okeiks on ju. Nii nagu Ragnar Klavan tuli Paidesse ja Vassiljev läks Florasse karjääri lõpetama. Umbes nii, et lähed vanasse meeskonda tagasi ja ühesõnaga lähed veel lõbutsed Wilsoniga jube tore, kindlasti tal seal head sõbrad ja kogu selle satsiga seal, et lähed nagu võtad pool vabalt seda asja. Aga järgmine aasta ta tahab kindlasti tiitli nimel võidelda. Ta näitab ju praegu, et ta on kiirusest keeruline on nagu kõike seda võrrelda, aga ma ütleksin, et ta ikkagi jätkuvalt tugevam sõita kui Rovanpera. Rovanpera on aega areneda kõvasti. Et ta ei saaks seda teha. Siis ta ju selles mõttes ta ju paneb oma tiitli võitlusel järgmine aasta nii-öelda kriipsu peale, et ma ei usu, et M-spordiga on võimalik järgmine aasta tiitli nimel võidelda. No minul on jäänud mulje, loomulikult meil ei ole mingit oma insiderit üheski tiimis vist, sul ka ei ole. No pigem sealt M-spordi poolt ongi, vaata. Sellepärast ajab praegu tagasi, et ei ole siin midagi. Tegelikult lepingul juba allkiri all. Et miks Ott nii tuliselt võitleb selle Hyundai managemendi teemal, et ju tal läheb ikka korda, et mis seal sünnib ja kuidas ikka järgmiseks aastaks vähegi mõistlik struktuur ja asi paika panna. Ja tegelikult kogu selle viskame veel ühe kuulujutu õhku siis. Ott näeb vaeva, et mingi mõistlik tiimijuht oleks, on ju. Aga meil on olemas ju tegelikult mõistlik tiimijuht, eestlane, kes käib igal MM-rallil kohal põhimõtteliselt. Marko Märtin. Miks mitte? Tal on olemas juba Eesti Hyundai leping, R5 ja Hyundai programmi, on ju. See oli lihtsalt praegu suvaline mõtte välgatus. Ei, lihtsalt ei tegelikult tead, miks näha jubedat vaeva, kui tegelikult ta järgmine hooaeg juba paneks leegid, siis juba laseks sellel olla. Toyota tiimi pealik Latvala, meil on Märtin, päris äge. Ei, tegelikult oleks jumala äge. Võtke nüüd kinni sellest kuulujutust 6. käigu mõtte välgatus. Paluks niimoodi refereerida. Ja ühesõnaga ma nagu ei näe kuidagi mingi loogikat taga, et kui ta juba paneks sealt minema, siis ta viitsiks jännata sellega, et ta ju näeb, me ju näeme nendest kommentaaridest, et ta nagu selles tunneb muret, et nagu asi peab paigas olema. Aga mis sa arvad sellest vormelimehest, Erik Poulier vist oli tema? Mulle selles mõttes meeldib see mõte, et ta on käinud Eestis muuses, istus Kevin Korjuse kõrval, rääkis, kuidas Kevin Korjusest saab vormelistaar. Jaa, mäletan, ma ei mäleta, kui väike ma olin. Viru keskusse toodi Lootuse vormel välja, ma ise käisin näppimas seda. Päris vägev sündmus oli. Aga mulle vist meeldib see mõte, et F1-st tuuakse, sest ta on... No mees tunneb ikka asja ikka... Ta on juhtinud F1 meeskonda sadu inimesi. Et tegelikult ju täna... Prantsusmaa GP-d vist korraldab. Korraldab, jah. Et ta on nagu pädev juhtima inimesi.
et miks ta nagu sealt F1-st minema löödi siis McLarenist, on ju, eks seal oli, seal ühesõnaga, tol ajal olid vaja mingi otsuseid vastu võtta, mis 48 aastat mehel vanust haridus on lennukiinsener. No kõva vend ja lennukiinsener, see peab ju tark mees olema. ja kui ta suudab inimesi ka juhtida normaalselt, et siis tegelikult kokkuvõttes ma olen vist rahul. 2014 lahkus Lootuse tiimi pealiku kohalt, 2014 5 päeva hiljem oli McLareni direktor Ron Dennise käe all, 2018 lahkus McLarenist, 2019 liitus siis Prantsusmaa GP korralduskomiteega ja seal on siis olnud managing direktor alates 2020. Muljetavaldav nimekiri. Ja, nagu ma tegelikult poole, et ma olen rahul just ainult selle pärast ka juba, et ta on juhtinud F1 meeskonda, kus on sadu inimesi. Ta oskab meeskonda kindlasti juhtida ja ma arvan, et sellise värske pilguga F1-st olla WRC-sse võib tuua küll mingeid huvitavaid selliseid nüansse asju juurde, millega võiks tegeleda. Küll aga ei ole see ametlikult kinnitatud. Jah, täpselt. Hyundai avaldas pressiteadet, et meil on tegelikult kõik väga hästi. Jah, see on ka siin pool kuulu jutt, nii et ega proovi aru saada, ei saagi aru. No pool kuulu jutt oli, ma sain aru, et väga usaldusväärtest kohtadest, ega Dirtfish ei viska midagi niisama õhku, et ja see tuli ka kuskilt, see Rallissimo, seda võib-olla ei usu, aga... Ja pärast ju veel sõitjad põhimõtteliselt nagu avaldasid tunnustus siis hetkelisele tiimijuhile, et ala täitsa okei ja kõik on hästi, et see oligi nagu selline juba hüvasti, et mulle tundus ka natukene võib-olla, et tegid oma tööd okeilt, kõik on hästi, et aga me toetame sind ja toetame edasi, sest tegelikult ju ega see ei tähenda, et ta töö Hyundais otsa saab, tegelikult ta ju nii-öelda jagab ennast praegu 2 töö vahel. Hyundai Motorspordis siis. Ma arvan, et kõigil oleks kergem, kui nad selle teate võimalikult ruttu ära teeks, et meil nüüd järgmisest aastat on asjad nii, et mõistlik oleks, aga... Ja teeks muidugi avalikult ka seda, et nüüd see ütlen nüüd selle ajutise Montsee annaks nii-öelda avalikult ka selle koha üle. Ütleb ka, et ma ei jõua 2 asja korraga teha. Et mis on loogiline, sa ei saagi 2 asja korraga teha ja sul on vaja meeskonda juhtida, mis ta siis teeb mootoriarenduse mingi tegelane. Et need on 2 väga vastutusrikkast, ma arvan 2 võib-olla isegi kõige vastutusrikkamat valdkonda selles spordis ja üritada nagu 2 sellist asja korraga teha, see ei päde väga. See ei päde. Lähme ennustuste juurde või? Meil aeg tiksub. Lähme. Ma kõigepealt vabandan sinu ees, kuulajate ees, et ma pole suutnud seda ennustustabelit meil enam. See on ikka täiesti lappes, et päevad on olnud pikad, olen siin blogi kõrvalt üritanud midagi kretseldada, aga see ei jõua kuhugi. Hooaja lõpus paneme selle koos kokku ära. Pigem teeme nii, hooaja lõpus. Siis vaatame, kus me omade ja siis ongi põnevam, me tegelikult ei tea, me ei tea üldse praegu, kus me omade punktidega oleme, nii et siis viimase etapi jooksul võtame kokku. Aga paneks midagi siis ühe ralli põhjal vahele, et pärast eetriväliselt lepime kokku, mis see võiks olla, on ju. Ja pidulikult anname üle, teeme sellest Instagrami video. Väga, väga mõistlik. Aga tavai. Näed kohe näha, et juht juba toimetab ja mõtleb siin vägevaid asju välja. Ma hakkan siis pihta või? Hakka. Ma ütlen, et Tanaka võidab. No, jah. Neville on 2. Priin on 3. Ütleme nii, et... Küsi, kus tean? Et kus sa tead või? Sul on ka mingi inside'i... Shakedowni järjestus. Ütleme nii, et homme eest minna on väga keeruline. Lisapunkti võimaluse annan ka. Kas Virves tuleb maailmeistriks või ei tule? Kurat, see läheb, mina ütlen, et tuleb. Ma priitsin seda märju, kes see on sulle. Siis kui võidan. Okei, jah, ma tahtsin ise öelda, et tuleb. Aga ma arvan, et see tuleb kuidagi väga raskesti. Meil tuleb tore pühapäev, ma ütlen sulle. Väga rõõmus pühapäev. Ma arvan, et see tuleb väga raskesti ja ma loodan, et see tuleb ära. Ja see võib-olla juhtubki nagu väga viimasel hetkel. Virves. Et Virves tuleb maailmameistriks. Selle paned kirjad, nii. Ma ütlen selle ära. Esikolmik, nagu ma ütlesin, reedel, homme on väga keeruline eest minna, igal juhul. Nii et tuleb loota, et Ott väga palju kaotama ei hakka seal. Ja ma panen ka Otti esimeseks. Ja ega mul ei olegi seal mingit loogikat taga, ma lihtsalt nii-öelda ebaõnne piisavalt see aasta olnud, ma loodan, et võib-olla tal on see ralli vähem ebaõnne kui mõnel teisel.
ja mingit muud loogikat väga ei ole. Nagu eelmine ralli ma ka oma arvamust avaldasin, et auto ma arvan, et on päris hea. Me oleme näinud, et Sardiinias oli auto juba vastupidav, nii et Ott esimeseks. Aga nüüd edasi on hästi-hästi keeruline. Ma tahaks panna lööbi tegelikult kuhugi, ma tahaks panna Roomperat kuhugi ja ma tahaks ka Priini kuhugi panna. Ma mängisin selle läbi, lööb lõhub laupäeval rehve. Sa tead juba, jah? Okei. No siis ma lööbi ei arvesta. Aga no ma panen siis teiseks Evansi. Ja ma panen kolmandaks, tahaks natuke huvitavaks teha, aga mind ikkagi... Ja Sordo on 4, ma ütlen sulle. Okei, aga ma panen Priini kolmandaks. Ehk siis meil on teine oli seal lööb, jah? Ei, teine on Evans. Evans hoopis, okei. Lööbi sa ei mängi kuskile? No ma siis lööbi ei pane. See on siis nii, kui sa saad koha täppi, saad 2 punkti, kui sa saad lihtsalt, et mees on poodiumil, tuleb 1 punkt ja Virvese seda anname ka 1 punkti. Ja tegelikult kahju, et siin ainult seda top 3 ennustame, tegelikult järgmine aasta võib-olla võiks top 5 või midagi sellist ennustada, sest ma tahaks jubedalt tegelikult Lubega kuhugi panna sinna ette otsa. Ma arvan kuidagi, et ta võib üllatada ja noh, siis on lappi veel ja siis võime top 10 järgmine aasta ennustama hakkama. Pull oleks ennustada koos lugejatega loomulikult mingis keskkonnas, et... Ja, võiks ühesõnaga järgmises aastas mõtlema midagi välja. Ja, see on hea. Küsimusi tahame ka loomulikult kuueskaik@delfi.ee. Meil on blogi juba püsti hommikus saadik, homme blogipidaja Kaspar hoiab teid asjadega kursis, meie homme peale viimast katset siin jälle eetris. Kuidas me laupäev-pühapäeval siia stuudiosse jõuame, on oma küsimus, et linna peal hakatakse juba varakult tähistama Oti ja Virvese võitu, et rahvast pidi päris palju tulema. Loodame, et Eesti hümni igal juhul kuuleme. Jah, peaks ajastama siis selle lipu maha laskmisega. Ja, just. Aga selge, meil oli meeleolukas podcast täna ja meeleolukas ralli ootab meid kindlasti ees. Kindlasti ei tule see mingi igav paarutamine, et nii on. Vaadake täna siis Eesti-Kreeka korvpalli, lugege loomulikult Delfi otseblogi meil veel. Mehed seal komandeeringus annavad viimastel päevadel kuuma, nii et torus tuleb ja meie siis samuti. Meie samuti ja juba varsti mõne tunni pärast hakkab esimene katse, nii et kiiresti kõik. Seda peab ka vaatama. Ei, muidugi. See on päris huvitav. Tahtsime sellest rääkida. Mehed panevad alla rehvid, millega nad peavad sõitma ka siis reedel esimesed 3 kiiruskatsed, aga see katse on asfaldil. Ja see on 2 kilomeetrit, tegelikult 1,9 midagi pikk, aga kui te mäppi vaatate, siis see on selline kruttimine ja slaidimine. See ühesõnaga selle 2 kilomeetriga, ma arvan, saab selline protsentuaalselt umbes 30% rehvist otsa. Eks see on iga ühe tunnetus, et palju sa oled valmis selle paari sekundi nimel võitlema, eks? Ja me võimegi näha tegelikult, et ajavahesid tegelikult isegi võib-olla suuri sellised katse kohta. See oleks kihvt, kui see oleks kvalifikatsioonikatse. Oleks küll, jah, see oleks äge. Nii et igal juhul see juba esimene katse... Meil on nii palju häid mõtteid, me võiks ise seda asja seal osakonda juhtida. Vabalt, see esimene katse tegelikult juba saab strateegiliselt päris põnev olema, et kui palju keegi raatsib rehvi kulutada. Või kõigil on savi ja kõik panevad täiega, nii et me ei tea, aga me näeme seda juba kell 8. Juba siis juba. Savi see, jah. Selge, aitäh, kuulmiseni. Homseni. 6. käigu tõi sinuni Unibet. Mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.